Tere päevast, austatud kolleegid! Tervitan neid, kes on siin auditooriumis ja need, kes on ekraani taga. Ja ma tahan eraldi tervitada neid kuulajad, kes vaatavad ja kuulavad mind Ukrainas. Nii, ja täna me räägime sõjast ja rahust, rohkem sõjast. Aga alustan sellest, mida ma möödunud jõudnud. Me rääkisime riigist. Kuidas riigid tekkisid, seal erinevad kontseptsioonid ja sellest me veel natuke räägime, aga on lõpuks aeg öelda, mis asi on riik. Sest see kuni 1933. aastal ei olnud üldse defineeritud. Õigemini olid küll defineeritud, aga alati need määratlused olid riigi sees. Ei olnud sellist rahvusvahelises õiguses kontseptsiooni, mis asi on riik. Päris kummaline asi, et riik on rahvusvahelise õiguse subjekt, mis asi on riik, me ei tea. Ja siis Montevideos Uruguay's võeti vastu konventsioon. Ja seal toodi välja mõned riigi tunnused. Need on, kõige tähtsamad on need, et riigil peab olema alaline elanikkond. Ja need elanikkond on inimesed. Kui seal mingis pingviini saarel on pingviinide elanikkond, seda ei saa nimetada isegi pingviini riigiks. Ehkki Anatole France'il on selline lugu pingviinide riigis. Ja isegi üks missionär neid risti usustas. Tal oli halb silmanägemine, ta arvas, et need on inimesed. Niisiis, alaline elanikkond. Ja tähendab see elanikkond, kes identifitseerib ennast selle territooriumiga. Ja on alaline elanikkond seal. See territoorium on ka määratletud. See elanikkond teab, kus on oma territooriumi piirid. Näiteks paljudel nomaadidel on alaline elanikkond, aga territooriumil ei ole piire. Seal on, ütleme, talvised kohad, suvised kohad, siis seal randamisradad ja nii edasi. Ja neil peab olema valitsus, mida elanikkond tunnustab. Mitte nii, ütleme, et mina olen Eesti Nõmme valitsus ja mina olen siis see Eesti valitsus. Aga peale seda Nõmme maja vist keegi ei tunnusta seda valitsust. Nii et see on muidugi oluline probleem, et mis on see õige valitsus. Eesti sai iseseisvaks, kust tuleb Eesti valitsus. Et siin oli ainult kaks kontseptsiooni. Et üks on see valitsus, mis on eksiilis ja see, mida sinna alaline elanikkond valib. Õnneks Eestis ei olnud seda konflikti ja eksiili valitsus andis üle oma regaalid ja tunnistas legitiimseks Eesti valitsust. Aga mitte kogu see valitsus, üks minister ei tunnistanud ja see moodustas Nõmme valitsust. No, mis tähendab minister? Ministri järel tulija. Ta ei olnud Eesti ajal, enne sõda ta ei olnud minister. Nii, niisiis tunnustatud elanikkonna poolt valitsus. Ja on väga oluline see, et sellel moodustis tal on võime astuda suhetesse teiste riikidega. See on eriti huvitav point. Riigi eksistentsi eeltingimuses on teiste riikide eksistents. Eks ole? Tal on võime astuda suhetesse nende riikidega, mis on juba tunnustatud. No ma tean, kui akuutne
asi see on Eestis. Miks nii tähtis on Tartu rahu? Sest see on diplomaatiline suhe teise riigiga esimesena. Seal muidugi on probleem see, et see teine riik ei olnud tunnustatud, tal ei olnud ei määratlenud territooriumi ega õiget valitsust, aga see oli selline huvitav olukord. See oli vastastikune tunnustamine. Nõukogude Venemaa jaoks see oli väga oluline diplomaatiline läbimurre. Miks nad nii tahtsid seda Tartu rahu ja loobusid, tegelikult Tartu rahu oli Eestile väga soodne, aga Venemaale ta oli hädavajalik. Nii. See tuletab mulle meelde üht lugu, mida ma lugesin kunagi katehismusest. 2 meremeest, nende laev läheb põhja ja nad astuvad asustamata saarele. Ja siis nemad nendes, kuidas nüüd öelda, nad tulevad kristluse juurde. Aga kumbki ei ole ristitud. Mida nad teevad? Nad vastastikult ristivad teineteist. Ja see on mitte üksnes legitiimne, see on kanooniliselt õigustatud. See ristimine kehtib. No muidugi tegelikult, seda ma lugesin katehismuses, tegelikult igal sakramendil, õigeusus kui katoliikluses, on prototüüp või protosündmus evangeeliumis. Ja me teame, et seal selle ristimise algsündmus oli see, kui Jeesus Nazaretis oli ristitud Johannes Ristja poolt Jordani jões. Johannes Ristja polnud kristlane. Ja see tähendab, et ristimissakramenti võib sooritada ükskõik kes. Näiteks satun inimsöödade saarele, aga tahan seda sakramenti vastu võtta ja palun seal inimsööjad, et ta mind ristiks. Oluline on see, et ta ütleb õiged vormlid, et isa ja poja püha vaimu nimel, aga mitte näiteks, ma ei tea, Zeusi, Astrata ja kõikide vägede nimel. Siis ei kehti. Nii, see on ka riikide vahel. Ta peab olema formaalselt suhted. Aga mis asi on suhe riikide vahel? See ei ole diplomaatiline suhe. Suhe riikide vahel on ka sõda. Kui minu vastu, ütleme, Tähtvere piirkonna vastu astub sõtta, ütleme, no ma ei tea, Norra, siis sellega ta tunnistab, et see on riik. On Venedikti Rafeevil selline raamat Moskva Petuški. Ja seal üks peatükk on see, et revolutsioon Petuškis. Joodikud haaravad seal võimu ja valitsevad dekreetide abil. Esimene dekreet on see, et viinapood peab, et see Klavka peab avama viinapoodi juba kell 9. Nõukogude ajal oli kell 11. Ja kell 9 märkus vajaduse korral ka varem. Nii, ja siis on neil vaja seda, et Petuški vabariigi tunnustada. Ja nad, kellele kuulutada sõda. Nad kõige parem mingisugusele NATO riigile. Ja nad saadavad Norra kuningule Håkonile ultimaatumi, et kui see ei võta vastu, siis nad kuulutavad sõda. See ei vastanud, nad kuulutasid sõda ja nüüd istuvad seal ja ootavad NATO pommitajaid, aga need millegi pärast ei tulnud. Sõda ei tule, see tähendab, et see Petuški vabariik ei ole rahvusvaheliselt tunnustatud. Kui rääkida mitte naljadest, aga reaalselt see oli see, mida Džahar Dudajev tahtis, et Venemaa kuulutaks Tšetšeenile sõda. Aga Venemaa ei kuulutanud Tšetšeenile sõda. Ta kuulutas, et see on mingisugused rahutused, et see on nagu kodusõda. Aga tema tahtis, et oleks sõda kahe riigi vahel. Seda ei juhtunud. Nii. Niisiis, mis asjad on suhted teiste riikide? Diplomaatilised, jutt on formaalsetest suhetest, kaubandussuhetest ei piisa. Diplomaatilised või
ametlik sõda. Tuleme tagasi riigi tekke juurde, see veel varem kui Montevideo deklaratsioon. Hispaania väljapaistev filosoof Jose Ortega y Gasset kirjutas, no tal on väljapaistev filosoof ja väga originaalne mõtleja. Tal üks selline artikkel oli, et riigi lätet spordist või mitte lätet isegi, et riigi tekke spordist. Ma arvan, et siin mingil määral oli tal eeskujuks Nietzsche tragöödia sünd muusika vaimust, aga riigi sünd spordi vaimust. Ja mis see on, see sport? See on reeglipärane ja vastastikku tunnustav käitumine. Siin on see, et ühelt poolt, et see on aus, aga teiselt poolt igaüks kaitseb. Nii, no ütleme, see on teravameelne, aga pigem see on põhjus ja tagajärg segamini. Esiteks, mitte kõikides riikides lätted on spordis, kaugeltki mitte. Ta peab silmas muidugi antiikkultuuri. Ja ka mitte kõik, ütleme, kui me vaatame, mitte kõik Kreeka poolised. Ennekõike ta peab silmas Ateenat. Ja need teised linnad, mis ühinesid Ateenaga ja teiste selliste linnadega, näiteks korraldasid olümpiamängud. Aga näiteks Spartas seda ei olnud. Spartas elasid tõsised inimesed. Nii, aga siin on üks oluline asi, et pigem ma ütleks, et vastupidi, et sport ja riiklus tulevad mingisugusest ühest allikast, kusjuures mitte ükskõik missugune riiklus, aga demokraatlik. Seal, kus on võitlus. Kui me rääkisime ükskord retoorikast ja ma loodan, et ükskord ma räägin retoorikast veel, et retoorika sündis väga konkreetsel ajal, väga konkreetses kohas. Ütleme, paljud teadused, geomeetria, astronoomia, meditsiiniga seotud, anatoomia ja nii edasi, tekkisid sõltumata teineteisest erinevatest kultuuridest. Ja me võiksime siin rääkida isegi kultuurilistest universaaliatest nende puhus. Teatud kultuuri arengus alati on astronoomia, alati on mingi füüsika, alati on mingi geomeetria, alati on mingisugused mõõdud ja nii edasi. Ja alati teatud arenguetapil on lingvistika ja poeetika, kusjuures ma ütlesin lingvistika poeetika, tavaliselt on niimoodi, et lingvistikas sündib poeetikast. Esimesed keelereeglid on seotud belletriga, kunstliku esteetilise sõna kasutamisega. No vähemalt Inda-Euroopa luulekeele puhul see on hästi uuritud. Nii. Aga retoorika tekkis ainult ühes kohas ja väga konkreetses olukorras ja sealt see levis üle maailma. See oli Kreeka demokraatlik kultuur ja see tekkis demokraatiaga ühel ajal. Retoorika eesmärk ei ole see, mis ütleme 18. sajandil ratsionalistlikud filosoofid näärsid välja, et retoorika on kunst, kuidas valetada ja tühja loba ajada. Molière'il me vaatame. Ja? Retoorika oli kunst, kuidas rääkida tõtt.
ja kuidas mitte üksnes rääkida, kuidas veenda oponenti, kes vaidleb sulle vastu. Tähendab, see oli seesama, mis sport. Mis me teeme? Kõigepealt valime teema, siis esitame oma argumentatsiooni õiges järjekorras endale, siis me esitame neid, siis lükkame tagasi oponendi argumendid ja nagu ütleb Sokrates, lõpuks võidab tõde, aga mitte keegi oponentidest. Ja, võitis sport. Ja see on täpselt seesama ideoloogia. No see Ortega seda üldistab. Nii, sport. Kuid tavaliselt ikka riik ei tekkinud spordist. Riik tekib kuidagi seoses millegi muuga ja tihtipeale see on seotud jumalate tahetega. Me rääkisime seoses kultuurikangelastega ja ilmapuuga, kusjuures seal ilmapuul endal on riigid. Ja? Nii, kristlikus maailmas väga oluline riikliku kontseptsioon on seotud thomismiga ja Aquino Thomasega. Ja see oli tal väga oluline ja vastutusrikas ülesanne. Mis see ülesanne on? Nagu tavaliselt filosoofi. Õigustada mingisugust korda. Ja? Lihtsalt riik on paganlik värk. Absoluutselt siin. Aga mis on Aquino Thomase eesmärk? Näidata, et riik võib olla ja peabki olema kristlik. Ja paganlatel on ka riigid, aga no, nagu neil on ka religioonid, aga need on valed, aga õige riik on jumaliku tahe realiseerimine. Muidugi. Nii, möödunud kord ma loodan, et me rääkisime Püha Augustinasest ja kahe riigi või Civitate Dei ja see inimeste ja Jumala riigist. Kuid Augustinus rääkis ükskõik missugusest riigist. Ja sest õige riik on taevas. Maa peal see maapäine civitas ei ole see õige, see on selline nagu platonlik konstruktsioon, see on taevariigi projektsioon, moonutatud ja nii edasi. Ja selles mõttes kristlik riik, ta on lihtsalt vähem moonutatud kui teised. Aga Aquino Thomas läheb edasi ja esitab kristliku riigi kontseptsiooni. Nii, lähme ajas veel tagasi. Monarh on, riigivalitseja on vanem kui riik. Ja me rääkisime Montevideo konventsioonist, et seal peab olema valitseja, et oleks riik. Ja tõesti, alguses on valitseja, siis tulevad tema ümber riigid. No, arvatakse, et valim fikseeritud kuningas või valitseja. Miks on varem fikseeritud? Sest on kirja pandud. Need, kes ei ole kirja pandud, need ei kehti. Ja see on Eridu, Schumerite kuningas. Kuningas mul on siin võetud jutumärkidesse, sest seda sõna ei olnud. Ta oli valitseja, aga tal oli jumalik päritolu. Kui räägime tavaliselt Egiptuse faraod, see on üldistus ja allüldistus, sest et faraod olid Egiptusel ainult teatud perioodil.
esimesed kuningad ei olnud faraod. Esimestes kuningriikides ei olnud faraod. Üldse farao tähendab suur maja. No vot, me teame, Tutmosest kolmas oli kindlasti farao. Nii. Jaapani kultuuris on selleks keiser, Tenno, ja see on taevane järeltulija. Esimeseks Tennoks loetakse Jemut, kellele tema vanaema annab kuningliku regaalid. Nii, siin on see Amaterasu on päikesejumalanna, aga Tenno ise on ka päike. Sama asi, ütleme, sama mudel oli ka Hiinas. Hiina keiser on, tema võim tuleb taevast. Üldse te teate, et Hiina on keskmaa. Seda märki võib-olla kõik teavad. Umbes nii. See on Hiina, see on kesk, see on igasugust asjad ja veel 1000 tähendust. Mul halvasti tuli välja, aga enam vähem. Nii. Nii. Hiinas on nagu see Augustinuse kontseptsioon. Hiina on taevase riigi projektsioon, kusjuures taevane riik on pigem selline ümmargune, aga see Hiina on pigem ruuduline. Aga igal juhul see on, need on veel seotud ja see keskendub keisri kujul. Nii. Roomas, ütleme, seal Julius Caesar, tal olid igasugused tiitlid, ta oli pater patria, isamaa isa. Kusjuures me teame, et temast nagu loetakse neid keisreid, aga sel puhul keiser oli tagasihoidlik tiitel. Ta ei tahtnud olla kuningas, sest kuningad, roomlased kukutasid kuningate võimu, tekkis vabariik ja Caesar ei tahtnud mingisugust kuninglikku restauratsiooni. Aga nagu väga paljud nendest Rooma valitsejast, tal oli tagasihoidlik tiitel Pontifex Maximus, ülempreester. Ja see tiitel on, see järjepidevus on tulnud ka kristlusesse. Mõnikord paavsti nimetakse Pontifex Maximus. Ei ole seal mingisugused ainult eksootilised maad, seal Jaapanis ja edasi. Euroopas võib-olla kõige kuulsam kuningas oli Louis XIV. Kuningas päike. Ta oligi päike, ta kandis päikesemaski, ta riietus päikesena, ärge arvage, et see on kanatibu, see on päike siin ja ta baseeris Apollona, Phoebusena edasi. Nii, selles sellel on väga vanad ja sügavad juured sellel. George Fraser oma Kuldses oksas analüüsides Aafrika erinevad kuningriigid, tal on eraldi peatükk kuningas preester. Seda freskot
Püha Apollinaaride kirikust Ravenna lähedal, ma olen ükskord näidanud, need on 3 idamaa-tarka, nad toovad Jeesusele mürti, kulda ja viirukid kui prohvetile, preestrile ja kuningale. See on üks, Jeesus on nagu universumi kuningas ja talle tuuakse, ta on samas ka prohvet ja ta on samas ka preester. Kuningas, preester, aga Gilgamesh või Bilgamesh, Uruki kuningas oli kuningas, preester. Siis piiblis Melchisedek, ta on kuningas, preester ja võib-olla ka prohvet, Saalemi kuningas. Mis asi on Saalem, me täpselt ei tea, aga võib-olla oli Jeruusalemm. No vot. Nii, mida teeb see püha kuningas? Tema funktsioonides valitsemine on kõige tagasisöölikum. Aga mõnikord üldse ta ei tohigi valitseda. Mõned Aafrika kuningad on nii pühad, et nad ei tohtinudki mulda puudutada, neid kanti. Neil on palju olulisem ülesanne. Nad vastutasid selle eest, et asjad on korras. Kosmilised asjad. Et kevad saabuks. Et kliima ei soojeneks. Ja? et vesi ei uputaks ja samaks, et ei oleks põuda. No sellist asjad. Mida siis tehti, kui ikkagi tulevad kataklüsmid, maavärinad, põuad ja nii edasi, siis see tähendab, et kuningas on vale. Ja siis teda ohverdati. Aga tihtipeale, me räägime seal valitsuse tagatuba. Tagatoas peab olema tagavara kuningas. Ja siis võeti kohe tagavara kuningas ja tema hakkas vastutama. See kummaline komme või arusaam, tal on üsna kummalised ja väga hilised refleksid. Veel 20. sajandi alguses olid etnograafid fikseerinud sellist kummalist korda. Kui on põud, no mis sa teed? Kui on põud, siis kõigepealt me seal kirikus palvetame, spetsiaalne nagu teenistus selle põua vastu. Mõnikord aitab, kuid mitte alati. Kui ei aita, siis me võime teha ristitee. Mõnikord aitab, mõnikord mitte. Kui ei aita, siis tuleb unustada see ristivärk ja tulla vana maagia juurde. Mehed tulevad ja urineerivad seal põllul. Ja, tihti aitab, kuid mitte alati. Ja kui see ei aita, siis tekib selline kummaline asi. Preester barrikadeerib ennast oma majas, paneb kõik uksed kinni, kui sealt tullakse tema juurde, ta hakkab peenikese häälega karjuma, et teda siin ei ole ja minge pagalad siit ära. Kuid see ei aita, ta tõmmatakse välja ja veeretakse mööda põldu. See on unikaalne foto. Üldiselt siin võõraid ei lubata siia lähedale. Mida ta teeb? Tema kui taeva esindaja, ta paaritub maaga, et maa sünnitaks. Ja tema seal karjub, et see pagan, see mulle ei sobi, ma olen preester. Aga see ei aita. Nii. Ja pärast seda alati tuli vihm. Lihtsalt enam väljapääsu ei olnud. Nii. Nüüd, see oli möödunud loengu lõpp, nüüd alustame tänast. Räägime sõjast. No, üldiselt me teame, et sõda on kole asi. Ja mitte üksnes kole asi, aga ta on anomaalne asi. Normaalne on rahu. Me elame normaalset rahulikku elu ja äkki ootamatult, pahatahtlikult kuskilt tuleb sõda.
see on väga hiline ja väga kuidas öelda, halvasti fundeeritud väide. Inimkonna ajaloos enamus aega sõditakse. Ei ole nii, et alguses on rahu ja siis seda rikub sõda. Vastupidi, alguses on sõda ja siis tehakse vaherahu. Ja vaherahu on alati vaherahu. Isegi kui seal on kirjutatud, et see on igaveseks ajaks. Ja tihti alates romantismi ajast 19. sajandis hakati idealiseerima, tegelikult juba varem Rousseau alustas seda protsessi, idealiseerima nii nimelt loodusrahvaid, et nemad elavad rahus. Loodusrahvad ei ela rahus. Ja seal ütleme Põhja-Ameerika indiaanlaste puhul alati rõhutades, et nad sõlmivad rahu ja suitsetavad seda rahupiipa. Ja kui sõlmitakse rahu ja suitsetakse rahupiip, see on erakordne juhtum, seda tuleb fikseerida. Normaalne seisund on sõda. Ja sõda, me rääkisime, et riigi tunnus on kontaktid teiste riikidega, kaasa arvatud sõjalised. Sõda on palju vanem kui riik ja palju vanem kui inimkond. See on tüüpiline selline arusaam sõjast. Sõda on kole, kusjuures ma ükskord rääkisin seoses Goyaga, ta oli ratsionalist, valgustaja, klerikalismi vastand ja nii edasi. Kuni see valgustus ei tulnud Hispaaniasse, aga valgustus tuli Hispaaniasse Napoleoni täkkide otsas. Ja siis äkki selgus, et Goya on esiteks rahvuslane, teiseks monarhist ja kolmandaks veendunud katoliiklane. Nii. Aga see oli algus. Ma siis näitasin seda kuulsat maali, kuidas Prantsuse sõdurid lasevad maha üles tõusnud talupoegi hispaanlasi. See sõja koledus, et see on suur gravüüride seeria, siin ta läheb kaugemale. Ma valisin seda, et sõja koledus, kus talupoeg tapab prantslast. Ja see on ka kole. Et sõda on tapatalgud, see on kole ja see on kuidagi inimloomuse vastane. Seda pilti ma olen ka ükskord näinud, sest sõjas alati võidab sõda. Tuletame meelde nüüd seda, mis me rääkisime seoses Gerardiga, et meil on vägivald, on kaks vägivallatseja poolt, aga võidab lõpuks vägivald, aga mitte kumbki nendest. Sõda on fikseeritud primaatidel. See on 4-aastane sõda Tansaanias, Gombes, kus kaks šimpansi hõimu sõdisid omavahel. See ei ole siin päris selge. Siin tuleb sama küsimus, mis on ka seotud koloniaalsõdadega. Üks variant on selles, et nad läksid tülli Jane Goodalli pärast. Jane Goodall on selline kultuurikangelane. Tema avastas šimpansid nagu nende inimsust inimestele. Oli 60. aasta lõpul, 70. alguses kohe see läänemaailmas šimpanside kultus. Need on nii head, nii nunnud ja nii edasi. Ja ta tõi neile toitu, mõlemale see. Aga siis nad ei jaganud.
Ja siis toidu pärast läks see sõda lahti ja kestis 4 aastat. Ühe toiduportsu pärast. Ja? Me rääkisime ükskord 100-aastasest sõjast kvatkullidel Põhja-Ameerikas. Ja? Olid pidevalt lahingud, siis vaherahu, siis see edasi. Nii, aga no, on ka teised variantid, et läks no üldse, mille pärast sõjad tekivad vanad ajal. Ka asja pärast, ressursside ja naiste pärast. Ja siin see üks variant oli ressursside pärast, see toit, kusjuures siin on oluline see, et see ei olnud see toit, mida nad ise endale muretsevad, et see on toit, mis taevalt on sattunud, see taevamanna tuli neile Jane Goodali näol. Ja. Aga võib-olla see lihtsalt langes kokku ja neil oli ka teised põhjused. Ja pärast seda, kui see esimene sõda oli fikseeritud, pärast nähti, et sellised šampanside vahelised sõjad on mitte nii pikad, aga regulaarsed. Ja nii, sama on ka teistel ahvidel, gibonidel. Ja seal, miks me ütleme, et see on sõda, aga mitte seal, no ma ei tea, lihtsalt mingisugune kaklus või lihtsalt. Et sellel sõjal on alati ka sümboolne tähendus või ütleme peaaegu alati. Nende eesmärk ei olnud see toiduports oli ammu unustatud. Need tahtsid nimelt kahjustada teist. Nii, gibonidel on isegi fikseeritud selline, nad moodustavad selliseid röövsalku. Mitte nii, nagu nad tavaliselt lähevad nagu metsa oma territooriumil, teevad seal lärmi ja nii edasi, aga salaja läheb nagu hiilides mingisugune rühmitus selleks, et tappa seal teisi. Nii. Ülemöödunud aastal, ütleme 1,5 aastat tagasi, tekkis väga kummaline asi Ugandas. Seda isegi kirjutati, et ahvid kuulutasid inimestele sõda. No nimelt šampansid. Põhjus oli jällegi ressurssides. Inimesed seal raiusid metsa, metsas toitu oli vähe, siis nad tulid rüüstama põldusid, aga nad rüüstasid põldusid mitte nii palju, et ära süüa. Nad tahtsid, et inimesi sealt välja kupatada. See oli selline ressursside sõda. No ma panin siia ka, no ütleme, 2 küsimärki. Täpselt ei tea, see on nii värske asi ja nii halvasti kirjeldatud. See ajakirjandus sellistest küsimustest ei tohi usaldada. Aga fikseerime seda ära. Mida võib aga kindlalt väita, on sõda esiteks sipelgate vahel ja teiseks sõda sipelgate ja termiitide vahel. Ütleme, sipelgatel looduses on väga vähe vaenlasi, aga neid on väga palju, need on teised sipelgad. Ja 2 erinevat sipelgatõugu tihti sõdivad ja eesmärk on nimelt teist hävitada. Nagu genotsiidne sõda. Sõda sipelgate ja termiitide vahel, seda nimetatakse maailma kõige vanemast sõjaks. Mis tähendab kõige vanemaks? No ta on vähemalt 100 miljonit aastat vana, aga võib olla vanem. Nii, ja siin, siiamaani me rääkisime, välja arvatud see problemaatiline Uganda juhtum, kui võib olla šimpansid asusid sõtta inimestega. Tavaliselt sõda on sama liikides või väga lähedastel. Termiidid ei ole sipelgad. Nad on teised, nad on suuremad, nad on pimedad
jah, no ja üldse teised. Ja siin sipelgate termiitide vahelises sõjas alati ründav pool on sipelgad. Ja siin on huvitav, et sipelgatel, nii sipelgatel kui termiitidel nad on mõlemad sotsiaalsed elukad ja neil on spetsifikatsioon. No, sipelgatel on spetsiifilised luurajad, spetsiifilised ründajad ja nii edasi. Termiitidel on spetsiifilised valvurid. Nad termiit ei näe, aga neil on väga hea kuulmine või ütleme see, nad tunnevad maa vankumist ja kui seal see tähendab, et vaenlased tulevad ja kui sipelgad juba murravad läbi kaitses, siis on see pesa lõppenud. Aga siis nad moodustavad nende sissepääsude eest sellised kaitsesalgad, kes püüavad neid sipelgad peatada. Üks ühe vastu on alati termiit tugevam, aga sipelgaid on rohkem. Ja enamasti see lõpeb termiitidele halvasti. See on, nad hävitavad kõik. Ja siin ei ole mingit vaherahu. Nii, ja nüüd vaatame ühe juhtumi. See on hästi dokumenteeritud lugu, kuidas hävitati üks rahvas. Nimelt Moriori. Moriorid elasid Chathami saarestikul Uus-Meremaalt umbes 700 kilomeetrit. Kust nad on tulnud, nende enda mütoloogia räägib sellest, et nad on põliselanikud ja tulnud põhjast. No, praegused enam-vähem konsensus on see, et nad on tulnud ka uuelt Meremaalt. Et see oli üks maooride rühm, mis eraldus, rändas läbi ookeani ja sattus selle saarestikule. Kaks suuremat saart, suurem ongi Chatham. Nii, see saarestik ei ole eriti inimkõlbulik. No, ütleme, tal on väga piiratud ressursid. Ta on tuuline ja pinnas on vaene, seal nagu põllumajandust praktiliselt ei ole võimalik. Need Moriorid tegelesid alguses jahindusega, aga pärast järjest rohkem kalandusega. Aga kuna seal puid ei olnud, siis neil ei olnud selliseid häid kanuud nagu maooridel ja teistel seal Melaneesia ja Polineesia rahvastel, et ookeanil sõita. Neil olid ka pikamaa kanuud, aga nad on rohkem nagu parvede moodi. Nii, nad jagunesid üheksaks hõimuks ja hakkasid sõda omavahel. Aga siis pealik Nunuku ütles, et sõda tuleb lõpetada. Ja tal oli nii suur autoriteet, et tema sõnadest hooliti ja Moriori muutus täiesti patsifistlikuks rahvaks. Seda nimetakse Nunuku seadusteks, aga need ei ole kirja pandud, neil ei olnud kirja. Ja üldse on pandud tähele, et nende areng nagu peatus. Maoorid arenesid ja nende kultuur oli palju kõrgemal. Aga siin see nagu areng tardus, kontakte teistega ei olnud ja siis tekkis selline patsifistlik ühiskond, Nunuku seadused.
Maoorid on väga sõjakad ja neil on vähemalt rituaalne kannibalism, aga võib-olla ka gastronoomiline. Aga nii, sest vaenlast tuleb võita ja teda süüa. Esimene seadus on see, et ei tohi kedagi tappa, ei tohi kedagi süüa. Kõik. Ja siin on ka lisa, et kui seda keegi rikub, siis las tema sisikond mädaneb sel päeval, kui ta ei kuuluta nendel. Ja nad kuulutasid. See oli täiesti rahumeelne rahvas. No mis tähendab rahumeelne rahvas? Kuidas seal võivad tekkida konfliktid? Ja need ka on reguleeritud nunuku seadustega. Ütleme, kuidas tuleb? Nagu ühelt poolt tööl, teiselt poolt nagu sport. On ka konflikt, aga siis tuleb lahendada selliste üsna peenikeste keppidega, mille nagu spordiriistad, nagu vehklemises, et see mõõk ei tohi olla pikem kui selline ja nii, siin on esiteks tema laius, et ta ei tohi olla paksem kui pöial. No seal puid ei ole, nii et seal ei olegi praktiliselt puid ei ole, nii et ja ei saa olla pikem kui võt. Sellega siis nad seal vehkivad, nii kaua kui tuleb kellelgi kriimustus või veri, siis on, öeldakse, et on lõppenud ja au on taastatud ja rahuldatud. Nii, võt, niimoodi nad elasid. Aga samas Uuel-Meremaal oli endiselt sõda kõikide vastu. Kõik Maoori hõimud seal pidevalt sõdisid. Ja 1807. aastal puhkes peaaegu 40-aastane niinimetatud muskettide sõda. Valged tõid tulirelva. Kõigepealt nad said 2 hõimu, kes omavahel alati sõdisid. Ja siis nad hakkasid tapma teineteist väga aktiivselt ja ka, miks mitte ka kõike ümbrus. Ja see sõda kestis kuni 45. aastani ja oli lõpetatud inglaste poolt, kolonisaatorite poolt. Ja siin ongi selline huvitav asi. Üks on selline tavaline narratiiv, et valge inimese süü nendes sõjas. Ja süü on kindlasti olemas. Sellest on räägitud ka teistes regioonides, kui mitte tulirelv, aga piisab, kui seal traditsioonilistes või selles loodusrahvastele ühele hõimule anda rauast mingisugust tööriistad, ütleme kõplad ja kirved. Ja siis selgub, et nendega nad ei raiu puid ega ei tööta maad, aga raiuvad päid ja lähevad sõttad. See kõblas ja see igasugust põllumajanduses tööriistad on väga head sõjariistad. Ma märgin sulgudes, et suur osa Jaapani võitluskunstidest tuli sellest, et neil talupoegadel oli keelatud mõõkade, ükskõik missugust, kas katanad või ka väiksemad mõõkade kandmist. Mis siis nad arendasid põllumajandustööriistad relvadeks. Niisiis. Tapeteid oli palju. Mis neil oli? Orjapidamine. Väga levinud ja seal ori elas väga halvades tingimustes neil.
nii, aga räägime siis valge inimese vastutusest. Nagu ühelt poolt muidugi on, ei tohtinud anda tulirelvi, muskette neile, no mis nad andsid, neid vahetati välja seal mingisuguste asjadega. Aga teiselt poolt, tänu sellele, et suur osa maoorisid olid, neil oli tulirelvad, sellepärast see Uue Meremaa koloniseerimine oli brittide poolt täiesti teistmoodi kui igal pool mujal. Maoorid asutasid relvastatud vastupanu tulirelvadega ja lepiti rahu, kusjuures nagu ülemvõim läks Briti krooni alla, aga suurem osa kohapealset võimu jäi maooride kätte. Nii, ja seda ei saavutanud ükski rahvas Briti impeeriumis. Nii, 1835. aastal maoorid tungisid Chathami saartele. Mitte kõik maoorid. Kõigepealt juhtus nii, et 1791. aastal inglased avastasid Chathami saared ja kohe kuulutasid, et see on Briti territoorium. Ja seal Chathami saarel elasid need marioorid ja nende jaoks midagi ei muutunud. Kõik nad elasid oma kombede järgi edasi. 2 maoori hõimu Uus-Meremaa põhjapoolsel saarel. Need oli Ngati Mutunga ja Ngati Tama. Nad, siin on nagu 2 versiooni. Kas nad kaaperdasid laeva või kuidagi vahetasid välja. Igal juhul nad ei sõitnud oma kanuudega sinna. Nad sõitsid inglaste laevaga, kus nad said teada, et seal on saared. Nemad kaotasid oma territooriumi selles Musketi sõja jooksul. Nad kaotasid oma territooriumi, nad olid ise nagu väljasuremise ohus, aga neil olid relvad ja nad läksid sinna laeva, panid sinna kartulid, mingisuguseid koduloomi ja sõitsid rändasid Chathami saarele. Seal neid võeti väga sõbralikult vastu. Ja? Aga kui nad nägid, et seal on need nii sõbralikud, siis nad otsustasid, et võtame seda territooriumi omaks. Ja siis tuli veel teine kord see laev sinna, veel need juurde ja mis nad tegid, nagu ütleb see Mariori pärimus, nad käisid meie maal ja nagu kus need jalg on astunud, seal on Maori territoorium. Aleksander III ajal juhtus selline episood Kaug-Idas, kus üks väejuht, ma sellest rääkisin seoses vene kultuuriga, nagu püstitas mitte eksiga, ta provotseerides püstitas Vene impeeriumi lipu võõral territooriumil. Ja see Kaug-Ida kuberner sattus marru, et sellist asi ei saa olla ja see on selline casus belli. Aga Aleksander ütles, et ei, seal, kus astus Vene sõduri saabas, see on Vene territoorium. Ja see on täpselt see, mida maoorid arvasid. Kui nemad on siin läbi käinud, siis see on meie. Seal marioorid kutsusid läbi. Ja, mis oli mariooridel, kuidas lahendati kõik konfliktid läbirääkimistel. Nagu Roos, ja, hakkame debateerima. Ja. Kutsusid läbirääkimistele ja maoorid esitasid resoluutse, see on meie, maa on meie
ja teie olete meie alluvad. Need, kes sellel vestlusringil või sellel nõupidamisel marioorid, kes olid vastu, need kohe tapeti. 300 inimest umbes. Siis marioorid korraldasid teise nõupidamise. Vabandust, kohe alguses, kui need maoorid kuulutasid, see maa on meie, marioorid kogunesid ja selline rahvakoosolek ja noored hakkasid ütlema, et hakkame vastu. Hakkame vastu, meid on palju rohkem. Aga vanad inimesed ütlesid, et nuguseadused on pühad. Me ei tohi vastu öelda. Meie tuleb kõik konfliktid lahendada läbirääkimiste teel. Ja nii noored jäid vähemusse. Aga siis, kui tuli see teine laev, siis nad hakkasid süstemaatiliselt korraldama genotsiidi mariooride vastu. Ja enamus tapeti. Vabandust, ma unustasin öelda. Saarel on väga piiratud ressursid ja oli vaja kontrollida demograafiat. Kuidagi need saare vanemad arvutasid välja, et elanikkonda ei tohi ületada 2000. Selleks, et seda reguleerida, siis osasid sündinud poisse kastreeriti. Ja see elanikkond oli stabiilne. Nii, aga igal juhul alguses oli need rohkem, maoorid olid jälle agressiivsed ja mariooridel ei olnud mingisugust praktikat sõjas, aga maooridel oli pidev praktika sõjanduses. Ehkki need hõivud olid need, kes said seal Uuel Meremaal hävitava kaotuse, aga nüüd siin nad leidsid endale palju parema vastaja. Kui selle kohta, see on hästi dokumenteeritud, ma ei taha üksikasju rääkida sellest genotsiidist, üsna metsikud asjad. Ja muuseas, seal maoorid ikka sõid neid oma vastaseid. Aga mis on võib-olla meie jaoks huvitav see, et keelati ära mariori keel, selle kasutamine. Et see mariori keel on lähedane maori keeltele. Üldse maoridel on erinevad keeled. Nad on väga killustatud. Aga mariorid, kes eraldusid maoridest rohkem kui 1000 aastat tagasi, kuskil 1500 aastat tagasi, nende keel oli juba oluliselt teine. Nii, see kestis kuni 1263. aastal, kui viimased ellu jäänud mariori orjadest Briti võimud vabastasid. Jäid 101 mariori. Aga siis tekkis, niisiis need vabastati, aga kellele kuulub maa? Mariorid läksid nagu sellised sõnakuulalikud inimesed ja võimule lojaalselt läksid kohtusse Uus-Meremaal. Ja kohus otsustas, et selle Chathami saarestiku 90% maast kuulub maoridele ja paremad maad, aga 10% kehvemad maad kuulub siis marioridele, kus nad väga ruttu, juba siin 101 on alla kriitilist piiri välja. Ja siin on see viimane puhas mariori, Tommy Salomon, see on tema õige nimi, Tame Haramuna Rehe,
ja no, teda loetakse viimaseks majooriks. Muidugi praegu progressiivne selline antropoloogia seda vaidlustab ja osa nende majooride järglased, miks ta on viimane, ta oli abielus, aga ta oli abielus maooriga. Ja siis nende lapsed on juba segaverelised. Aga osa nendest segaverelistest tahab taastada majooride identiteedi ja see majooride keel ei ole surnud. No ehkki väga vähe inimesi neid kasutab. Niisiis, siin on meil selline nagu puhas eksperiment. Sõda versus rahu. Rahumeelsed majoorid, sõjakad maoorid. See on võrdlemisi värske pilt. See on Papua Uus-Gvinea, kus on väga sõjakad inimesed, elavad mitte vähem sõjakad kui maoorid. Ehkki maoorid on maailma ühed tugevamad inimesed. Te teate, et Uus-Meremaa rugby-koondis All Black on üks tugevamaid ja need enamasti koosnevad maooridest ja enne igast matši nad, mida nad teevad? Nad esitavad maooride sõjatantsu, et ehmatada vastast. Ja? Ehkki praegu räägitakse, et see ei ole vastase ehmatamine, see on sõbralik tervitus. Ja. Aga ei ole tulirelvi vaja. See on Papua Uus-Gvinea eriti mägedes, see on selline nagu antropoloogiline Eldorado, seal on väga erinevad rahvad, väga ütleme arhailise sotsiaalse mudeliga. No mis teeb arhailise mudeli? Vaadake need afroameeriklaste mütsikesed, peas t-shirtid ja nii edasi, aga vibud ja nooled. Ma teen ühe kõrvalepõike siin. Jällegi probleem on koloniseerimises ja kultuuride kontakti, ma ei tea, sellist laostavast mõjust. Papua Uus-Gvineas oli ka kannibalism levinud. Ja no, seda lõpetati suurel määral tänu kristlikutele missionääridele, kuid mitte ainult. Teate, et see saar Papua Uus-Gvinea on pooleks jagatud, osa on Indoneesia territooriumil. Indoneeslased on moslemid. Kõik need, kes seal Papua Uus-Gvineas elavad, loomulikult on, tavaliselt nimetatakse animistideks, mis ei ole õige nimetus. No igal juhul, mis vanas terminoloogias paganad. Nii. Pärast seda, kui nad sõid järjekordse missionäri ära, siis ja näitas, et võt teie piibel ei maksa midagi, siis saatis Indoneesia valitsus helikopterid ja mitte seal nad ei maandunud, aga õhust kuulipildujatega lõid korra ja siis need kohalikud said aru, et võib-olla selle piiblil on ka mingisugune reaalne, taevast võib tulla ka karistus. Nii, aga on olemas selline müüt, et need loodusrahvad, nad ei tunne ennast peeglis ära ja nad ei tunne ennast fotos. See on jama. Seal ühes dokfilmis oli selline lugu ühest hõimust Papua Uus-Gvineas. Nad on kõik t-shirtides, shortsides ja üsna mannetud näevad välja. Kirikus laulavad sellised hardalt Jeesust kristlikke laule.
ja no üldiselt nad jätavad üsna masendava mulje, aga siis antropoloog näitas need vanu fotosid, kus veel needsamad inimsööjad. Nad on teistmoodi riietud, kontidega, luudega kaunistatud ja hoopis teine pilt, uhke pilt ja siis üks vanamees vaatab. See olen mina, see uhke, ilus noormees olen mina. Et see tsivilisatsioon võtab neile uhkuse ära, võtab identiteedi ära. Ma ei tea, see uhke noormees oli inimsööja. No, need ei ole inimsööjad, nad on kõik tsiviliseeritud inimesed, lähevad lihtsalt naabrikülla inimesi tapma. See on ka üks, ütleme, üsna šokeeriv uudis, kuidas rahvas võib välja surra. Jällegi, ka Papua hõimud, see oli Postimehest lugu, ma veel kontrollisin, see vastab tõele. On olemas sellised isoleeritud hõimud, mille kohta ei ole midagi teada, nendega ei olnud või mittekontaktsed, need nimetatakse. Ja selgus, et ühes hõimus naised tapsid kõik oma vastsündinud poisid, sest poisid on mõrtsukad ja vägistajad, kui nad kasvavad meestes. Ja need hõimud kaovad. Selleks, et mitte lasta ennast tappa, nad ise ennast tapavad. Ja, see ei ole seal marioorid, kes kastreerisid osa poisse. Ei, lihtsalt tapsid kõik oma vastsündinud. Ja, see on kohutav kuritegu, aga see on mis see on? Siin võib-olla see seletab, miks mõned hõimud on täiesti kadunud. Ei pruugi olla need mingisugused epideemiad või vaenlased. Siin on üks asi puudu, et need naised on 2 vaenutseva küla naised. No mis see tähendab, ütleme, õige moraal on see, et kasvatan poisist sõdalase, ta läheb tapma ja vägistama sinna naaberkülla. Aga seal naaberkülast tulevad ka need poisid õige moraaliga. Ja siis otsustavad, et tuleb see asi lõpetada ja mingit muud võimalust, kui need vastsündinud elajaid tuleb tappa, et sõda ei tekiks. Nii, siin on need Azora hõimu mehed. Naljakad sellised elukad, need on ühed väga verejanulised ja väga sõjakad inimesed. Miks nad niimoodi on riietatud? Sest seal, kui ta läheb tapma, röövima, vägistama, ta ei ole ta ise. Ta on siis veekoletis. Nad tulevad jõe seest ja lähevad siis tapma. Ja mis nad on? Nad ei ole blackface, nad on valged. Üks Rootsi antropoloog rääkis, et ta käis kuskil, ta oli noor alles algaja ja siis 40+ aastaid hiljem ta tuli ja see üks mees tundis ta ära, et kus sa mind tundsid, sa nägid mind nii ammu ja see ütles, et see olid esimene valge, keda ma nägin ja sellest ehmatusest mul on siiamaani. Valge on kole ja ohtlik. See on üks väga oluline teema. Sõja, mitte üksnes tehniline, aga esteetiline komponent.
sõdalased on ilusad ja nad lähevad, kaunistavad ennast ja on siiamaani on sõjaväes 2 nagu vormi. Üks on nagu tegemise jaoks, teine paraadi jaoks. Jah. Täiesti mõttetu ja teine, jah, aga ei ole. Vot, et see on nagu paraadi vorm neil sõdalastel. Ka mittekontaktsed Andamani saarestikule, et eriti Põhja-Sentineli elanikud. See on huvitav, nad on väga agressiivsed kõikidele, kes tulevad väljaspool. Aga võimalik, et seal saarestiku sees konflikti üldse ei ole. Kogu agressioon on suunatud väljapoole. Ja mis on, nagu oleksid Hobbesi lugenud. Jah, mis on Hobbesil nagu riik on koletis, aga selle ülesanne on vägivalla natsionaliseerimine, jah. Et vägivald on riigil. Mis teeb riik? Selleks, et ühiskonnas vägivald ei oleks, riik on väga vägivaldne kõikidega, kes ohustavad selle suveräänsus. Ja nad on väga vägivaldsed nende suhtes, kes neid tuleb. Kas nüüd on küsimärk? Kas seal saares sees on vägivalda või ei ole, me ei tea, sest need, kes tahavad seda välja uurida, neil seda hästi ei õnnestu. Kõige lollimad on need, kes lähevad sinna evangeeliumit võtama. 10 aastat tagasi 2 karealast. Kuidas nende laibad tagastati, aga randuda nad ei saanud. Nad tulistavad nooltega isegi helikopterid ja seal praegu on keelatud, see on selline nagu kaitseala, sinna ei tohi läheneda, ei tohi üle lennata. Aga sellised hõimud on ka Amazonal. See on midagi vahepeal, see väga eestikeelne nimi on surma sellel rahval Efioopias. Etioopia edela. Nad on ka mittekontaktsed. Vähemalt kuni viimase ajani olid. Aga samas nemad nagu varjoorid, neil on pidevad, nad seal ühiskonna sees, neil on pidevad turniirid. Vot nendega nad ei tapa, aga seal vehklevad. Ehkki reeglid on olemas, aga löövad hästi kõvasti ja tihti on ka vigastatud ja mõnikord ka surma saanud. Aga see on selline ritualiseeritud võitlus, mis ei ole sõda ega vägivald. Ne on selline nagu midagi spordi ja võitluse vahepeal. Aga vot need, kes tulevad, neid ei ole teretulnud. Ja, nagu kiviajastu. Nii, veel üks teema, kõrvalteema on sõda ja naised. Naised on esiteks üks põhjus, miks sõjad alustati. Tuletame meelde kas või Trooja sõda. Ja teiseks, naised on need, kes sõjal kõige rohkem kannatavad. Mehed sõdivad, naised kannatavad. Aga mitte alati. See oli, Dahameel oli eliitsõjavägi naistest. Ja Dahameel kuningas usaldas naiskaitse teenistust rohkem kui mehed. Tema isiklik nagu armee koosnes ainult naistest. Siin ei saa näha mingisugust matriarhaadi jaanus, et see oli sõdade tulemus. Mehed olid enamasti tapetud. Ja, niisiis kujuta ette, kus on Dahameel selle
või siis Yorubate poolt, mis on palju võimsam hõim Nigeeria, aga seal lääne pool, need võtsid need Dahomey mehed orjastasid ja müüsid siis ütleme seal kas ameeriklaste või kellelegi. Aga siis hakati õpetama tüdrukuid, kusjuures tüdrukuid õpetati väga varajasest noorusest. Ja selgus, et nad on mõnes mõttes paremad sõdalased kui mehed. Nad paremini kuulutavad, nendel on väiksem ego, nad paremini kannatavad igasuguseid ebamugavusi. Ja et nagu sai algus tuli sellist hädaolukorrast, aga pärast selgus, et sellel naissõjaväel on ka suured eelised. Ja see Dahomey niinimetatud Amazonid on kõige kuulsamad. No miks nad on kõige kuulsamad? Sest 1901. aastal nad tuli see Dahomey kuningas Pariisi koos oma kaitsetega. See oli selline sensatsioon. Üldiselt sõjas nad olid praktiliselt paljad. Ja Boris Pasternak meenutas, et kui ta nägi need Dahomey sõdalasid, ta esimest korda nägi naise keha ja see oli nii erotav. Naised, kes ratsutasid poolpaljad, naised, kes ratsutasid hobustel ja see oli nii erootiline. Ja muuseas, see on ka selline asi, et sõjavägi on erootiline. Parimad mehed on sõjaväes, aga selgub, et parimad naised ka. Nii, nüüd räägime natuke filosoofilisemalt asja. Tuleme tagasi sinna Ateenasse, sealt, kus tuleb sport ja Artega ei Gasseti meelest riiklus. Sõjakunst tekkis samast retoorika vaimust ja filosoofiast. Seal Sokrates oli ka sõjanduse teoreetik. No vähemalt nii, nagu me teame teda Platonilt. Ja üldiselt sõjareeglid on samas, mis retoorika reeglid. Mis asi on sõjandus? Esiteks, esitad oma argumentatsiooni, armeed, siis reastad seda õiges järjekorras, siis esitad vaenlasele oma argumentid ja lööd tagasi vaenlase argumentid. Puhas retoorika või puhas sport või puhas filosoofia. Nii. See on õige sõjandus. Ja sealt tuleb see, ma ei tea, ideoloogia, et kord lööb kaost. Siin me kreeklased. Ja? Nagu, kuidas me ehitame üles armeed? Geomeetria järgi. On kaks põhilist. Kui me lähme rünnakule, siis kõige parem on selline. Kui me oleme kaitses, siis jällegi ideaalne geomeetriline figuur on nii. Okei. Ja nagu retoorikas on reeglid, nii on ka sõjanduses. Need nimetatakse, need on strateegia reeglid. Või strateegia. Nii. Ja siin on see, siin on kaks ideoloogiat. Esiteks, kord lööb kaost. Barbarid ründavad sellise massiga, aga korrastatud regulaarne sõjavägi, need lööb vähemuses. Et kord lööb kaost. Ja teine asi, et kui on seal tugevad argumentid, siis meie vastuargumendid peavad olema tugevamad kui need. Lihtne loogiline.
aga oli, nii, see on see õige sõdamine, aga on veel alatud trikid. Need nimetatakse strateegiamideks. Ja siin on strateegiad versus strateegiamid. Nii, need on lõksud ja trikid. Ja need on, ütleme, barbarite värk. Ternopilose Orus, on see org, jah, Orus, kreeklased, 300 spartalast, no tegelikult seal olid mitte ainult spartalased ja mitte ainult 300, aga see rääkisid õige kaitse. Aga siis reetur tõi Pärsia vägesid nende tagalasse, siis nad kaotasid. Nii, aga on olemas ka teised. No ütleme, Hiina sõjakunst on vastupidine. Siin aluseks on kavalused ja strateegiamid. See oli formuleeritud 36 sõjakavalust. Ja, 500 enne Kristus. Mao Zedong oma sõjas Gomendani vastu kasutas seda. Gomendanil, sulgudes seaduslikul valitsusel, oli esiteks parem relvastus, teiseks neid oli rohkem. Aga mis oli Maol, tal oli võimalus kaduda. Nagu ta ütles, et talupoegade armeel maastikul on nagu kalavees. Nii, et mis see on? Kas see on see kommunistlik armee või rahulik talupoeg, kes seal midagi kõpitsab maas? Ja põhiline strateegia on nagu vasta sellele, et siin mida tugevam löök, seda tugevam vastulöök. Ei, mida tugevam löök, seda rohkem sind ei ole. See tugev löök läheb tühjusesse. Aga sina ründad seal, kus ta ei tea. On mõttetu sellised laupkokkupõrked. Alles Büzantsi ajal jõudis ka Kreeka mõte strateegiamid. See on esimene sajand pärast Kristust. Aga üldiselt oleks võinud jõuda ka varem. Vabandust, räägime veel strateegiast. See on ideaalne ülesrivistus. Falangsi kasutas mitte ka enne Makedoonia Aleksandrit, aga see oli tal kõige kuulsam. Mis siin on? 4 või 5 rida, neil on erineva pikkusega ja nad ründavad koos. Nii et siin igale vastasele siin on 6 vastast, sest see on õigesti üles ehitatud. Nii, see on siis selline ideaalne ülesehitus. Kõik loogiliselt ja regulaarselt, kõik reeglipärased. Keskel on kõige tugevam osa. Lihtsamad ja vähem relvastatud kõigepealt see ja mobiilsemad on siin flangi. Nii. Ja see on siis suurepärane näide, kuidas strateegiamid võidavad strateegiat. Võib-olla see on üks kuulsamaid lahinguid ja üks verisemaid siiamaani. Nii, roomlased. Rohkem
Nad on hästi rivistatud, neil on kogu see sõjakunst on nende pool, aga vastas on mingisugused barbarid Hannibaliga eesotsas. Nii. Eesti keeles on ka selline väljend küünalnuki tunne. Arvatakse, et see on tulnud legiooni ülesehitus. Sa pead tundma oma selle kõrval seisva sõduri küünalnukiga. Et siin, ja see on veel üks oluline asi, mida ei tohi teha, et tekkida tühimikke. See terrorvaakui, see on tühimiku kartus, sa pead olema siin hästi kompaktselt. Nii, ja vot, nii nad läksidki hästi kompaktselt. Mida tegi Hannibal? No täiesti lolluse. Siia keskele pani kõige viletsamad. Ja kes nägid, kuidas roomlased tulid, need panid plehku. Ja roomlased muidugi läksid. Ja see veel üks asi, mille poolest see lahing läks sõjakunsti ajalukku, on see, et vähemuses olev armee sai piirata ümber enamuses oleva. Nii. Kui need roomlased läksid sinna, siis nad sattusid lõksu, tugevamad olid siin. Nad hakkasid suruma siit rangidelt. Roomlased tahavad olla tihedalt, aga need suruti nii kokku, et nad ei saanud liigutada. Ja kogu see tohutu mass oli, ütleme, katleti poolfabrikaat. Need hakiti peeneks. Nii palju laipu ühes lahingus ei olnud isegi teises maailmasõjas. No, ma ei tea, seal on erinevad sellised pingiread, aga siiamaani see on. Nii, aga selle vastand on siis Hiina juht. Sõjakunst seisneb selles, et mitte sõdida. Et osavjuht alistab vaenlase väed ilma võitluseta, ta vallutab linnad ilma nende piiramata, ta kukutab nende kuningriigi ilma pikemaajaliste operatsioonidega lahinguväljades. See on kunst, aga mitte seal rünnata. Sajas lahingus 100 võitu ei ole suugi parimast parem. Sundida teine sõjavägi ilma lahingutega alla andma on parimast parim. Nii, võib-olla selle optimistliku noodiga me täna lõpetame, aeg on ka läbi, aitäh.